Eesti meestekoondise tagamängija Henri Drell, et sul on esimene treeningkogemus nüüd käes meestekoondisega, et mis need esimesed emotsioonid on? No emotsioonid on laes. Nagu ma enne ütlesin, iga päev ei saa nende meestega trenni teha, kellega ma teen praegu ja kindlasti väga positiivne on. Et homne Serbia mäng on nüüd 3 nii-öelda musketärile viimane mäng, et Kangur, Arbet, Talts lõpetavad, et sina nüüd oled ka nende meestega saanud ikkagi trennid ära teha. Iseloomusta natuke neid mehi, et mida nemad sinu jaoks on tähendanud karjääri jooksul? No kindlasti nad on ju Eesti kõige suuremad legendid praegu ja mäletan, kui ma hakkasin üldse Kossu vaatama, siis nemad olid ju pillis põhilised. Ma mäletan, Kangur oli Kalevis, tegi mehetegusi, siis läks Euroliigasse. Sama mäletan Taltsiga. Talts oli ka Saksamaal mängis, mäletan kunagi. Ja Arbetilt olen proovinud enda viset nii palju võtta, kui ma saan. Nii et nad on palju andnud mulle, ma arvan, selle karjääri jooksul. Et need 3 meest alustasid ka oma väliskarjääri Saksamaalt, samamoodi nagu sina. Et kas võib eeldada, et sina lähed nagu nende jälgedes? Mingis mõttes küll, jah. Mingis mõttes võib öelda seda küll, jah. Aga ma eeldan, et sinu nii-öelda soov on jõuda veel kõrgemale, et sinu nime on siin seostatud NBA draftiga, et räägi, kas sa ise jälgid neid jutte ja mis sa sellest arvad? No ma mõnda jälgin, jah. Eks ma suuremaid jälgin, sealt saab hästi võtta oma nõrkusi ja tugevusi maha, et mis ma pean parandama veel. Aga sihukest ülejäänud, sihukest nii-öelda vahtu ei jälgi väga. Eesti korvpallikoondise keskmängija Rauno Nurger. Sa tulid nüüd Hispaaniast ära mängude perioodil, et kui raske südamega sa selle otsuse tegid? Eks ta ei olnud midagi seal väga raske, et tookord eelmine aken meil oli 2 mängu ja tänu sellele tegime otsuse, et ma jään sinna, et seekord jääb 1 mäng vahele, et ei ole nii hullu, et meil teine mängija, kes on 4 peal, läks ka Makedoonia koondise juurde, aga nad liigutasid meie seda liigamängu natukene tagasi, et tema jõuab mängul tagasi, et ma olen ainuke mängija, kes jääb sellest mängust ilma, et loodetavasti ei tule sellest väga suur probleemi. Et klubiga mingit nii-öelda vastuolu ei tekkinud, et... Eks nad tahtsid ikka ma jääks sinna, aga sellest on nagu, et lasti ilusti ära, et mingit probleemi sellest küll ei tekkinud. Kas USK meeskonnas on senine hooaeg kulgenud sinu jaoks plaanipäraselt? Oled sa ise rahul? Ja, ma olen täiesti rahul, et ise ma sain neid mängumööd, mis ma nagu enne hooaega tahtsin ja tiimil on läinud, ma usun, et võrreldes eelmise hooaega on väga hästi läinud, et püsime praegu selle play-offi lainel ja üritame lõpuni ära mängida niimoodi, et saaks hea play-offi asetuse ja sealt edasi minna. Et siin meediast on läbi käinud info, et sinu vastu on huvi tuntud ka juba Hispaania kõrgliigast, et kas need on ainult jutud või on midagi ka nii-öelda tõsisemaks läinud? Ei, midagi tõsist ei ole, lihtsalt agent mulle mingi ütles, et oli lihtsalt uuritud, et mingi otsest pakkumist ega midagi sellist ei ole küll hetkel, jah, et on lihtsalt küsitud küsimusi minu kohta ja see on põhimõtteliselt kõik praegu. Ja tuleme veel lõpetuseks koondise juurde tagasi, et meie 3 musketäri lõpetavad, et sa saad veel viimast korda nendega koos treenida, et kas sa nüüd oled võtnud veel viimase võimaluse ja neilt kõik nii-öelda nipid ja tarkused ära õppinud? Eks ma õpin iga päev, jah. Talts juba tegi mulle selle omapärase selle korvi alt selle pöördega juba ühe korra ära, et eks õpida neilt ikka palju, ja on hea meel, et saab vanematega ka paar mängu siin teha ära.